Eestimaast peaks saama Maarjamaa, aga meil on tõesti see suur eesõigus, et 13. sajandist meil on üles kirjutatud paavsti sõna, kes ütles, et tema hoolitseb emamaa eest nii nagu pojamaa eest. Ja see emamaa ei ole midagi muud kui Maarjamaa, mis on ka meie rahvaluules ilusti meie päevini elanud. Kuigi paljudest maadest ei ole öeldud, et nad pühitseti Neitsi Maarjale. Mõned üksikud ainult. Aga laiem teoloogiline tähendus on, et Neitsi Maarja oli Jumala ema. Ja seetõttu on ta ka maailma valitseja ema. Seetõttu on ta ka maailma kuninganna. Ja kõik maad on Maarjamaad selles mõttes. Ja ka meie rahvalaulu traditsioon ütleb, et tema on maaemand. Kindlasti on Jumalal oma nõu kogu selle loomingu suhtes, mida ta on loonud. Ja see on meile nüüd mõistatada antud, ära arvata antud. Aga tähelepanu väärt oleks nüüd selles meie kontekstis, et selle ateistliku perioodi lõpul lauldi vaimustusega ja mul oli õnn seal juures olla 11. septembril 1988 looja Hoia Maarjamaad. Tõnis Mägi ütles omal ajal, kui nad 88 linnahallis seda laulsid, et niisugune ülemõistuse tunne tuli, kui seda laulsime 4000 inimest tõusis püsti ja laulis kaasa, et selle väega oleks võinud tankide vastu minna. No meil ei olnud seda vaja, meie lauluvägi ajas need tankid minema, ütleksin mina. Aga me olen pidevalt teel. Ja kui see mõte oli kunagi Eesti rahva hinges teatud kujul, meie regilaulud üleskirjutused on hilised 11. sajandist, me enne seda nagu ei teagi, siis peame vaatama, järele mõtlema, kuidas see on olnud, kuidas see võiks olla, kuidas see peaks olema. Ja ristiusu seisukoht on täiesti selge, nii nagu Neitsi Maarja ütles Ingel Gabrielile, et mulle sündigu sinu sõna, see tähendab Jumala sõna, järele vaata, olen issanda teenija. Et kui paljud ütleksid nii Eestimaal, siis see oleks tõesti Maarjamaa. Võib öelda, et kõik on müsteerium. Kuigi nüüd mõned pretendeerivad, et olevat olemas üks teaduslik maailmavaade, siis tõsiteadlased seda ei jaga. On olemas asju, mida me teame, on olemas asju, mida me ei tea, et meie teadmised on väga piiratud, sellest peaks nagu igaüks aru saama. Ülejäänu on saladus, mida me ära mõistatame, viimased uurimused on näidanud, öeldakse ikka ja jälle, ja siis tuleb mõni uus uurimus ja näitab midagi teist. Midagi uut mõnikord ka midagi väga vana. Noh, see on nüüd üks väga isiklik jutt. Mina elasin niisuguses kohas, kus kirik oli aknast näha. Aga seal me käisime paasanädalal kella löömas, sest see oli lubatud poisikestena. See oli meie kõige suurem lõbu ja kõige rohkem, mis me asjast aru saime. Aga muidu jõulude ajal ja ülestõusmispühade ajal paar korda aastas sai kirikus käidud, olgugi, et seal oli ka pühapäev teenistus. Mingisugust erilist elamust mina ei oskaks nimetada, kui sõda mu Rooma linna paiskas ja mind Pirita kloostrisse öömaale viidi, siis see oli suur üllatus, et mis need isevärki talunaised pika allikleidiga ja valge rätikuga, et mis need siin teevad. Ja seda tuli mulle alguses peale seletada, ma olin Pirita kloostri olemasolust küll kuulnud, aga ei olnud iial siin käinud ega ei olnud ka midagi mõtelnud selle üle. No kutsumuse küsimus on alati üks niisugune isiklik ja igalühel oma tee.
et üks Hollandi üliõpilane, kellega me seal rääkisime üks õhtu, ütles, et kuule veel, kui sa niimoodi mõtled, et siis sa pead ju vaimulikuks hakkama. Ja et võib-olla sealt hakkasingi mõtlema, aga ühel päeval siis otsustasin, et jah, et nüüd hakkan siis Jumala sõna õppima, et saaks seda Eesti rahvale arusaadavalt kuulutada, sest seda järelmõtlemist, kui hull asi oli sõda ja mis oleks see kõige parem rohi, mis Eesti rahvale vaja oleks. Tulin pikkamööda arusaamisel, et see on ikkagi kõigepealt Jumala sõna ja et meie vana tõlge oli küllalt vilets, et see ei olnud nagu küllalt arusaadav. No me võiksime nii öelda, et Jumala päästenõu on kõigile on avatud tee elule ja õndsusse, kui sooviti, igavesse elusse. Et see on kõigile avatud, aga igaühel on tingimata oma tee ja noh, minu aastakäigul on kõigil kirju minevik, sest sündmused olid niisugused, paiskasid tuhandeid ja miljoneid siia ja sinna ja teevad seda maailmas praegugi. Nii et see on, nii nagu Johan Liiv ütles, ühesugusus surmab. Elu on mitmekesituses ja see on loomingus kõigil pool maailmas ja et väga mitmesuguseid asju on olemas ja igaühel oma tee. On öeldud küll, et kõik teed viivad Rooma, aga kui ma selja pööran Roomale, siis viivad kõik teed Roomast välja. Eks ole, et siin tuleb järele mõtelda, kus kohas mina isiklikult praegu seisan. Nii et see kutsumus võib tulla või selgida aja kestel ja võib-olla ka minu enda süü tõttu selgusetuks jääda. Et igasuguseid reklaamiüritusi on tänapäeval, nii et võib tõesti siia-sinna vahtides mitte kahe vahele, vaid mitme vahele jääda. Nii et see kutsumuse küsimus on ka, müsteerium on ka üks osa maailma saladusest, mis on meile aga üles antud. Me oleme kõik loojateks loodud ja loome tahes-tahtmata igaüks oma universumi. Nii hea või kurja, kui keegi oskab. Jah, on teoloogid siis nimetanud ka kurjuse müsteeriumi. Et kuidas on võimalik, et see, mille looja heaks lõi, võib ka kurjaks minna. Minul ei ole nüüd paremat vastust kui see, et maailma põhiseadus on armastus. Ja armastus eeldab vaba valikut. Sest kui ma ei ole vaba jah ütlema, siis see on sondus, see ei ole armastus. Ja et see risk, et keegi ei ütleb, oli seda väärt. Kui Jumal tahtis luua maailma, mille põhimõtteks on armastus. Paremini ei oska ma seda mitte seletada, olen nüüd aastat 50 vähemalt järele mõelnud, aga igaüks peab ise tõe juurde jõudma. Me saame aidata kuidagimoodi üksteist ja peaksime meiega aitama, sest põhiseadus on armastus. Aga tihtipeale ei aita. Ma katsusin ükskord teha nimestikku nendest vaimulikest, kes hakkasid vaimulikeks nõukogude ajal. Ma arvan, et need on ikka väärt, mälestamisväärt. Ei saanud kokku. KGB oli käinud kiriku arhiivi kontrollimas ja oli jätnud ainult kaaned järele. See ei ole nüüd küll kauge minevik, me peaksime ikkagi need nimed kokku saama ja marmortahvlile panema. No igaüks jutustab seal
oma loo kutsumusest. Ja igatahes need mehed ja naised panid oma elu kaalule. Seal ei olnud palju midagi mõtlemist. Ja see on hoopis teistmoodi kui praegu, kus võib valida kirikuõpetaja ameti kui ükskõik missuguse ameti leiva teenimiseks. No jumal tänatud, meil on praegu vabadus ja mingisugust tagakiusamist ei ole. Väga ammuks see oli, 50. kui nüüd mälu ei peta, 51. aastal oli usklike ainult Jehova tunnistajate küüditamine. Ja seda ei oleks keegi oodanud ja see võib homme jälle tulla, kust meie teame. Aga et meil praegu on siin niisugune koht, kus saaks igaüks aega maha võtta ja kõik on nõus, seda tuleks teha, aga ei ole aega. Et kiirustame ilma asjata. Soome rahvatarkuses on see ütlemine, et Jumal ei ole kiiret loonud. Kõik kuradi tehtud. Ja paistab, et meil on meie rahval praegu ikkagi hirmus kiire, et meie külaliste maja on tihtipeale tühi, olgu, et ruumi oleks ja kõigepealt põhjust oleks siia tulla aega maha võtma, elu üle järele mõtlema, müsteeriumidesse süvenema. Kui piibel sai eesti keelde tõlgitud, et mis tähtsus omas meie kultuuris ja usuelus? No seda on nüüd raske paari sõnaga ära öelda, see oli ikka murranguline tähendus. Esiteks eksam eesti keelele, et me jõudsime ühe maailmakirjanduse tähtsama teose maakeelde ümber panna. No nii hästi kurjasti, kui see läks, aga see on ikka üks vägev keel, mida me seal vanas tõlkes leiame ja me saame seda praegu ise lugeda. Piibel ei enam keelatud raamat, nagu hiljuti oli. Aga siis praegu on hoopis uus ajajärk piibli tõlkimises, mida paljud ei teadvusta. Sest veel 20 aastat tagasi oli vaevalt kellelgi arvutit olemas või seda kurja masinat, mille nimi on Mobla. Nüüd saab selle kurja masinaga vesti taskust võtta välja ülikooli raamatukogu. Nii et piibli originaalteksti, mis oli muidu vähestele kättesaadav, saab igaüks oma Moblast järele vaadata. Nüüd, kui see järelevaataja on liiga laisk, et õppida ära heebrea keel, siis ta peab järgmisena ütlema, mida ta tahab teada. Sest tõlkeid on juba mitmesuguseid. Eesti keeles on mitte, aga muudes keeltes on paarkümmend tõlget inglise keelde, mis on kõik head tõlked, aga eri vaatevinklites tehtud ja ei kattu täpselt. Aga igaüks saab seda nüüd originaalis lugeda ja selle tõttu siis tõlkijatel on ka minu arvates vabam käsi. Eriti psalmide osas, mis me siin oleme eesti keelde tõlkinud just siin Pirita kloostris, laulge issandale uus laul. Et iga uus tõlge ongi uus laul. Kas sõnutoojad väsisid ära või ja miks ta tuli siis nii nagu ta tuli, et alguses rahulikult ja pärast mõõgamisjoniga. See on kõik arutlusteema, aga ei ole meile kellelegi vabanduseks head sõnumit vastu võtta või mitte vastu võtta. See on nende asi, kes tollal kas vaesad olid või vägivaldsed või saamahimulised. See on nende asi, see on ajalugu. Aga praegu on küsimus, kes mina olen ja mis minust saab. Ja see on ristiusu keskne sõnum, et igaüks on kutsutud Jumala riigist osa saama ja oli ka siis, kui siin temast mitte midagi ei teatud. Ja on ka praegu seal, kuhu Jumala sõna ei ole praeguseni veel jõudnud. Ja see võib olla siinsamas meie kallil kodumaal. Ei tea, miks me peaksime kõik ära seletama.
mina olen öelnud nendele, kes on praegu siin meie maal kristlased ja rahvaloendus näitab, kui palju nad siis ise ütlesid, sest 10 aastat, 12 aastat tagasi oli seda ikkagi 28% ja siis üle 15-aastaste seas, kes ise väitsid, et nendel on kristlik usk. Kas see on nüüd kahanenud või tõusnud, see on üks asi. Aga see on statistika, need on numbrid. Igatahes, mis meilt võeti ateismi ajal, oli pühapäev. Ja see on siiamaale kahjuks nii jäänud, et meil on 5 tööpäeva ja 2 äripäeva ja kõige hullem on pühapäev. Tuleks kaubamajad pühapäeviti kinni panna. See, kellel on reisi peal süüa vaja, võtku bensiinijaamast või raudtee söögilauast. Aga kõigepealt tuleks ristiinimestel pühapäeva aus pidada. Et nemad käivad siis kirikus ja sel pühapäeval ei tee äri ja ei käi ostlemas või poodlemas või shoppamas, nagu see moodsas eesti keeles nüüd on. Et me annaksime tunnistust sellest, et üks päev on issandapäev, pühapäev, mida ei tohi puutuda. Meil oli siin kuulus Tallinna apostel Franciscus Kesa, omamoodi mees, kes tegi ühe risti, hoidis seda käes ja käis bussides rahvale meile tuletamast, et tuleb pattu kaetseda ja isendasse uskuda. See oli tema viis. Meie viis on siin, et meil on ehitatud siia Piritale üks pühakoda, kuhu me kutsume kõiki Jumala sõna kuulama ja Jumalat kiitma. Ja teeme seda iga hommiku kui esimene asi. Tõuseme üles, läheme templisse ja kiidame Jumalat. On ju väga palju neid, kes käivad, missionäre, kes käivad ukselt uksele. Ja sel suvel on üks üritus ette nähtud, kus tulevad 1500 välismaist missionäri veel siia. Aga ma ei usu, et nüüd keegi niisuguses, kuidas öelda, pimedas viibib, kus ta ei ole üldse kuulnud, et Jeesus Kristus olevat tulnud. Jõulupühadest jääb ikka igaüks midagi. Ja kes huvi ei tunne, eks ta vasta issanda ees ise enda eest. Meie palvetame nende eest rohkemaks, meie jõud ei küüni, kui me saame siin selle kloostrigi lahti hoitud ja üleval peetud ja korras hoitud. See on meie kutsumus. Me ei sure, vaid elame ja võime õndsaks saada. See on evangeeliumi ei tähendagi kreeka keeles muud kui hea sõna, aga see on siis ikkagi võõrsõna eesti keeles. Jeesus kuulutas mitte evangeeliumi, vaid head sõnumit. Inimesed küsisid, mis on selles head? Nii palju, et parandate meelt ja saate päästetud. Sest ka hukkaminek on kahjuks võimalik. Valige elu, ütleb Jumal. Tõe tunnetamine võib võtta aega ja et ikkagi kogu elu on kasvamine peamiselt Jumala tundma õppimises, mis on meil nüüd õnneks nii, et meil ei ole mitte law of nature, vaid loodusseadused, mis tuleb otseselt loomingust. Nii et õpime tundma seda loomingut, universumit, kui soovite seda, mis issand on loonud, eluaeg ja kasvame selles. Et see ongi niisugune aeglane protsess, mis aega võtab. Keegi on öelnud ka nii, et tuleb eluaeg vaeva näha, et noorena surra. Siin on siis selle, kuidas öelda, ja sõnumi üks tahke, sest
sellel maailmal, mis meie ümber on väga palju erilisi asju ja et seda ühtsust näha saada, sellesse süveneda, selleks läheb aega, kellel kui palju on väga erinev. Mina olen esimest Moose raamatut lugenud siis loengutena, loengukursusena ülikoolis oma 10 korda. Iga kord olen juurde õppinud. Sõnal on oma sügavus ja meil on oma piirid, palju me korraga vastu ei võta.